Suksu. Roheline rüütel, muus ratas, sellest ma pole ikka teile seda veel näidanud, aga küll ma jõuan. Igatahes, tšau ilusad inimesed, pole ammu näinud, kuidas teil mu kiired prillid meeldivad, no mu rattasõidu prillid, voolujoonelised annavad boost'iga juurde veits. Igatahes, täna on äge päev. Täna on meil siis Kalamaja päevad hakkavad, täna on laupäev, aga meie main fookus ei ole sellel aastal seal, meie main fookus on nagu eelmine aastagi Mihkel Osule ühe mu hea sõbra ringraja, ehk siis motosõidu hooaja avamise nii-öelda esimene etapp tähendab siis. Ja selle tarbeks sõidame Pärnu. Frank läks ka juba hommikuvara sinna, ma tean, filmima midagi ja kuni meie käime siin Kalamaja päevadel, tšekkime asja seal üle ja tahaks kell 12 jõuda Arsenali keskuse juurde rattalaadale, sest jalgrattaste suur fänn ma olen. Teeme need tretid ära ja siis panemegi Pärnu poole ajama, näeme teiega Kalamajas ja teile nii kauaks panen siit praegu peale väikse nii-öelda videomemoaari või siis throwbacki eelmise aasta Mihkli ühest etapist, nii et enjoy ja näeme teiega juba Kalamajas. Osula! No kiita ei ole vist sõida. Ega ei ole jah. Mis sul eile juhtus? Paistis. Panin pauku täiega. Kuidas moodi siis? Läks high side'i. Mis see high side tähendab? See tähendab seda, et mul läks tagaratas alt ära, järsku võttis kinni ja viskas mu katapulti. Kurve pealt siis nagu jah? Jah, päris suure kiiruse pealt ja siis panin peaga vastu maad ja lõi mu nokki. Õnneks saime tehnilisest läbi, saame peale minna, aga üsna valus on sõita. Ma võtangi praegu siin 10 minutit ja matkan selle lihtsalt läbi ja näitan teile, millised vinged pillid siin on ja kui lahe üritus see tegelikult on, et Suzuki Team Estonia telk on täpselt meie selja taga siin ja alustame siit ja siis vaatame ka teised üle. Let's go! Juha on ka sees, Juha tuleb ka meiega Pärnu kaasa, selgus just sellepärast, et Siim ja Frank sõitsid hommikul 8 minema ja Siim, kurat küll mees, kuidas sa ei võtta oma sugulast kaasa? Joosep, Juha. Joosepit te peaksite ka mäletama ühest vanast Rummu karjääri episoodist ja kui ei, siis võib-olla ta vahepeal kuskil veel trippinud, aga teda pole ammu tegelikult nähanud, sellepärast et mees on just veedab aega kaitseväes ja tal on viimane nädal, ehk siis järgmine nädal saab ta sealt lõpuks välja, tähendab suvi võib täiel hool alata, aga lähen aitan tüdrukutel sees paar asja teha ja siis kappame juba sinna rattalaadale ja vaatame, millised ägedad pillid seal. Rahakott tuleb koju jätta sellistel üritustel, sellepärast et kui seal midagi ägedat on, siis aga mul rattaid kunagi piisavalt vist küll ei saa. Kuidas siil oli? Võimas. Lugesin uudisest, et ei olnud nii võimas kuidagi. Iga okas loeb. Okei,
En voilà, nii me siin rattalaadal olemegi siis. Müra käib, ma ei tea, kas te kuulete, aga Gert ostis endale üliägeda ratta, vaata siuke retrokas. Näita neile muud ratast. See on mingi Soome nopsa. Täpselt ei tea, aga üliäge. Sott 20, vaata pillina. Jumal äge. Oled rahul oma astuga või? Väga. Nüüd võib suu jalata. Juha, nüüd on vaja sulle veel normaalne ratas sivilis. Mina sain ka endale soovitud asjad siit turult. Minu suureks sooviks oli U-lukk, siis põhimõtteliselt sest Jackil on ka nüüd ratas ja tal ei ole lukku. Ja tegelikult mul ka ei olnud. Siis ma sain ühe ägeda Pariisi legit rattapulleri käest, sain JKT-si ägeda rattamütsi ja selle, mis sul peas on siin Elli oma ka, aga kuna ma hommikul juba ütlesin, meie main fookus ei ole täna Kalamaja päevad ja rattalaat, siis päev on veel ees, meil on vaja Pärnu kihutada, nii et nüüd läheb vaja kuidagi Gerdi ratast pakkida autosse kokku ja siis juba autole hääled sisse ja Pärnu poole teele, nii et hit the road, Jack, and don't you come back no more, no, okei. Oppadi! No nii, kohal olemegi. Auto 24 ringrada siin Pärnus, siis läheme otsime kohe Suzuki tiimi üles, sellepärast et Mihkel Osula just Suzuki tiimi jaoks sõidabki Suzuki tiimi heaks siis nii-öelda või ridades. Juttu veel nii palju juurde, mootorite hääled, siin ei kuule iseenda mõtteidki eriti. Aga Maigil läks eile üks rehvisoojend katki, kes teab siis või ei tea, siis rehvisoojend on selline asi, mis kütab enne rallit sulle rehvid soojaks, et saaks kurve paremini, efektiivsemalt, kiiremini võtta ja kiire asjaajamine läks kohe lahti, et kas tänaseks uued asjad siis saab jälle, et nagu ikkagi konkurentsis võistelda. Ja kui eelmine aasta enne avasõitu ta veel jõudis kukkuda ka ja randme ära murda, ehk siis sõitis igatepidi vigasena, siis see aasta peaks olema tsikkel kergem ja mees ilusti vormis ise, nii et peaks olema kõik tingimused ja eeldused täidetud selleks, et täna edukalt osaleda, aga vaatame, kas me leiame nende telgi üles ja esimene sõit on Maigel tegelikult juba läbi, küsime, kuidas see läks ja siis valmistuma vaikselt juba teiseks. Äge, vaat seda. No tšau. No nii, see küll ei ole praegu Mihkli sõit, mille startsin kohe hakkama, ma näitan selle, kui äge on teile üks tsikli startsin, siuke minek ja siuksed helid, aga Maik ei ole endiselt üles leidnud, saame temalt ka kommentaarid, päris huvitav seiklus ei olnud, aga vaat seda. Räägi oma seiklusest. Mis see? Ei no, mis seal ikka? Kuradi läksin liiga hilja peale. Pitt pandi kinni, enam rajale ei saanud. Enda stardipositsioonile ei saanud. Pidin viimaselt kohalt alustama. 16-ndalt siis. Ja siis start läks hästi. Tõmbasin 6-ndaks ära kohe esimeses kurvis. Ja siis lõpuks tulin üldarvestuse 3-ndaks enda klassi esimeseks. Mees tegi põhimõtteliselt nagu filmis, nii et enam-vähem nagu jäi sinna stardijoone taha hiljaks, siis kuskilt kaugelt lippas juba lipp lehvis, tuli tagarattasse, sõitis mööda porti kõigist mööda ja poodiumile välja, ainuke asi, mida kätte ei anta, on karikas. Aga pole hullu. Antakse. Küll tähelepanu, muidu ma lähen võtan ise selle karika sulle ära. Ei ole sponsordatud. Igatahes laagerdab siin päikse käes, ülejäänud skoad on ka siin, vaat seda vaatepilt.
see on nagu mingi vanadekodu pigem. Igatahes 4:30 läheb ralli käima, nii et nautige veel eelmise aasta memuaare nii kaua ja järgmiseks filmime juba, siis üritame linti saada Maigi ülivõimsa, loodetavasti ülivõimsa stardi. Et no veel kord tüüp sõitis seljarajalt välja ja murdis õlaliigesest välja ja murdis sõrmed ära ja no käsi on ikka kohutavalt paistis, et vasakuid kurve on tüübil väga raske võtta. Aga noh, sellegi poolest mees läheb täna peale, et trotsib valu ja sellepärast vapper mees. Hoiame talle pöialt ja vaatame, kuidas läheb. Et nüüd on juba küllalt räägitud, et on aeg vaadata, et elame Mihklile kaasa ja let's go! Maigile loetakse sõnad peale. Et enam sükest kino ei teeks, nagu ennem tegi, vaata. No Maig! No nii, kui eelmisest sõidust on Maigil käes üks esimese koha karikas ja kolmanda koha karikas, siis nüüd kohe läheb, nüüd järgmisel läheb Maigi teine sõit peale, eks loodan, läheb sama hästi. Kütusega olid vist mingid probleemid, nagu ma aru sain, ja saabas on kulunud, aga ma arvan, et see Maiki ei murre, nii et läheb peale. Ole! Saare, kus kaamera on? Nii, Maik on seal taga 5. stardipositsioonil. Seal on Maik. Nii, kuidas minna? Vaata, Maik on keskel. Samas sõidus sõidab Mihkliga kangemad vennad ka, kellel on võimsamad tsiklik, kellel on oma arvestus, aga lihtsalt nii-öelda ühistart siis. Raja on meie Mihkel Osul ees. Vaata, kas Mihklil on nii palju kiirust veel siin raja teises pooles, et suudab sellele noorukesele vastu seista. Muidugi üks on selge, et see noor Soome võidusõitja on tehniliselt väga hea võidusõitja ja teiseks... No nii, ei ikka samast. Ei saa kätte teha. Fucking hell, kiire noor poiss on mingi kiire Soome kutt, noh. No viimane ring kohe tulevad siit finišiööri juurest sealt tagant ja siis ongi vsio. Tundub, et jääb selles sõidus oma arvestuses teiseks, aga Soome poiss on 30 kilo kergem ka, nii et no siin läheb veel teise kolmanda Maik siin hullu vaeva nähti, et tsiklilt 4 kilo maha saada, nii et see mängib päris suurt rolli, vaatab. Äkki järgmiseks korraks annab neid mustleid ka natukene trimmida. Seda vett natuke ja õhku natuke maha saada. Aga siit ta nüüd tuleb, oota. Tiim 191. Pidurdamise peal ma ei lihtsalt ei... Sul oli teine ajaliselt oli teine aeg. 19.7.82. Ja tee Maik. Hops. Poiss on 30 kilo kergemisest. Ja, ma räägin, ma sirge peal, ma lihtsalt... Ma ei püüa kinni. Võtame natuke maha. Ma ei püüa kinni. Natukene jõudu veel. Aga sul oli teine ringi aeg. Teine ringi aeg. Oli jah? Jah. Kiiruselt teine aeg, nagu et sul selles mõttes, noh, vaja hoida seda, vaata. Ei, aga libedaks läks, noh. Väga libedaks. Ma ei saanud enam Mihkel vaata kaamerasse, Ülle tahab mingid asju teha. Ta tuleb rahul olla muidugi. Tubli suks. Ei no rehv. Võta pakikale, Maik.
Tule peale. Tule peale. Võta. Oota. No nii. Nüüd on nagu päris. Ava, anna. No nii, palju. Ma sain oma momendi. Tšemperi taga. Jamal, võtke välja! Äge värk. Tänud lifti eest, Maik. Siim, võta kaamera. Ja nii ongi võidusõit tänasest läbi. Põhimõtteliselt esimene etapp siis oli see, esimene etapp on läbi, palju õpitud, jälle järgmine kord kindlasti paremini, sellepärast et me lihvime esiteks. Me läheme Maigiga jõusaali, me teeme lean and fit. Ehk siis teised poisid nägid välja nagu kuradi väiksed tüdrukud seal algused tsiklite peal, tõesti, no mingi meeter minust veel lühemad ja mingi 65 kilo, et Maik on siuke soliidne, kuradi, ma ei tea, 90 ja nagu sõit, no lihtsalt kurvist välja ei saanud kätte. No praegu oli juba rehvid ja ma ka rehv läbi, aga sirge peal ja isegi tuules ei tule aga põhimõtteliselt, kuna Pärnus on meil etapp tänasest läbi ja vlogid on rohkem ei viitsi, skuad on ka kõik koos, siis tõmbamegi otsad siin tänaseks kokku. Head vaatajad, kes läheb õlut jooma, kes juba alkovaba, eks ole. Teiega näeme järgmine kord, midagi ikka meeles, olge teinesest teada, hoidke jalgpedaalid lõbuarad kokku ja hoia ja kas ma saan hip-hip hurraa Tiim Osule. 1, 2, 3, hip-hip hurraa!